Kui keegi mainib ioonkahurit, siis mõtlete kindlasti mingi tulevikurelva peale. Tegelikult on aga maailma tippteadlased rakendanud seda tehnoloogiat juba aastakümneid. Käesolevas videos uurime lähemalt, kuidas kasutada ioonkahurit skaneeriva elektronmikroskoopia uuringutes. Tere, minu nimi on Maido. Ja mina olen Hella-Mai. Selles videos näitame teile, kuidas kasutada fokusseeritud ioonkiirt skaneeriva elektronmikroskoopia uuringutes, et uurida keerukaid katseobjekte või koguni luua mikroskoopilisi struktuure. Kui keegi veel ei tea, siis fokusseeritud ioonkiirt tekitatakse ioonkahuri abil, mis antud juhul on kinnitatud skaneeriva elektronmikroskoobi külge. Ioonkahuri teine ots on mikroskoobi proovikambris ja sihikul on uuritav katseobjekt. Aga käivitame siis ioonkahuri ja alustame uuringutega. Selleks, et kasutada ioonkahurit, tuleb katseobjekti kallutada. Seega peab katseobjekt olema kõvasti kinnitatud hoidja külge. Seda saab teha näiteks hõbepasta või mehaaniliste hoidjate abil. Fokusseeritud ioonkiire abil ristlõigete tegemine ja nende uurimine on üks levinumaid meetodeid materjalide sisemuse kohta informatsiooni saamiseks. Kas sa saaksid meile näidata, kuidas seda tehakse? Tahaks juba käed ioonkahurile külge panna. Kindlasti. Uurime näiteks ühte titaani alumiiniumi sulamit ja vaatame, mis saladused peituvad selles materjalis. Esmalt tuleb meil leida ristlõike tegemiseks sobiv koht. Kui koht on leitud, siis sadestatakse sinna kitsas plaatina mask, mis tagab kvaliteetsema lõike. Järgmisena tehakse ioonkiire abil sobiva suurusega ristlõige ning poleeritakse uuritavat pinda mitmes etapis madalama sondivooluga. Lõpuks uuritakse ristlõiget skaneerivas elektronmikroskoobis kiirendatud elektronide abil. Nagu pildilt näha, koosneb sulam kahest selgesti eristatavast materjalist. Elementide kaardistamine selles piirkonnas energiadispersiivse mikroanalüüsiga näitab, et mõnes kohas on rohkem titaani ja mõnes kohas rohkem alumiiniumit. Lisaks sellele paljastasid suurema suurendusega pildid titaani ja alumiiniumi rikaste terade vahel mikroskoopilised mõrad. Nende uuringute põhjal võib kindlalt väita, et selle sulami kvaliteet on üsna vilets ja seda ei tohiks kindlasti kasutada rakendustes, kus on tarvis häid mehaanilisi omadusi. Muljetavaldav, kas on võimalik seda ioonkiirega lõikamise ja elektronkiirega pildistamise protsessi kuidagi automatiseerida ja kasutada saadud infot, et luua kolmemõõtmeline kujutis uuritavast pinnadetailist? Absoluutselt. See võtab rohkem aega, aga on suurepärane meetod, et uurida keeruka kolmemõõtmelise mikrostruktuuriga materjale. Näiteks kasutavad seda võtet Tartu Ülikooli Keemiainstituudi teadlased, et uurida poorseid katoode, et töötada välja uudseid tahkeoksiid kütuselemente. Kütuselemente? Mis need veel on? Suurepärane küsimus, millele parima vastuse saab anda vaid selle valdkonna spetsialist. Lähme otsime ühe üles. Tere Martin, kas sa saaksid meile selgitada, mis on tahkeoksiid kütuselemendid? Tahkeoksiidne kütuselement on elektrokeemiline seade, mis muundab potentsiaalse keemilise energia elektrienergiaks, tehes seda vahepealse mehaanilise etapita. See elektrokeemiline süsteem koosneb poorsest katoodist ja anoodist, mis on eraldatud keraamilise ioonjuhtiva elektrolüüdiga. Kütuse oksudeerumine toimub anoodil ning hapniku redutseerumine katoodil. Selleks, et tagada pidev elektrokeemiline reaktsioon, peavad elektronid liikuma anoodilt katoodile ja ainuke viis, kuidas nad seda teha saavad, on läbi välise vooluahela. Ja just seal me saamegi ära kasutada tekkivat elektrivoolu. Hämmastav. Millised on põhilised väljakutsed tänapäeval tahkeoksiid kütuseelementide tehnoloogias? See on väga hea, et sa küsisid. Arenguks on tegelikult veel palju ruumi. Kindlasti tuleks alandada seadme maksumust, samas pikendada selle eluiga ning ei tohi unustada ka seda, et kindlasti peaks tõstma efektiivsust ja aktiivsust. Kütuseelemente saab näiteks muuta efektiivsemaks ja aktiivsemaks, optimeerides elektroodide poorsust. Selleks, et arvutis selliste elektroodide poorsust kolmemõõtmeliselt rekonstrueerida,
saab kasutada näiteks fokusseeritud ioonkiirt. Saadud kolmemõõtmelisest mudelist saab arvutada erinevaid parameetreid, nagu näiteks materjali poorsust, eripinda, ka pooride käänulisust ja muid olulisi parameetreid, mida siis optimeerimisel kasutada. Aitäh põhjaliku selgituse eest! Aga palun! See siin on kaasaegne läbivalgustav elektronmikroskoop, mis on üks võimsamaid tööriistu maailmas, mida materjaliteadlased oma uuringutes kasutavad. Selle mikroskoobiga on võimalik saada isegi atomlahutust, kuid see tuleb kõrge hinnaga. Nimelt peavad objektid olema väga õhukesed, mõnekümne nanomeetri paksused, et elektronid suudaksid neist läbi minna. Katseobjekti tegemine nii õhukeseks ei ole aga sugugi lihtne ja selleks on erinevaid meetodeid. Üheks üsna levinud viisiks on näiteks ioonkiire kasutamine skaneeriva elektronmikroskoobi all. Selleks lõigatakse fokusseeritud ioonkiire abil katseobjektist välja üliõhuke lamell, mis eemaldatakse nanomanipulaatori abil. Peale seda, kui lamell on kinnitatud spetsiaalse hoidja külge ning tehtud veidi õhemaks, saabki seda uurida läbivalgustava elektronmikroskoobi all. Mida veel saab ioon-kahuriga teha? Tegelikult saab fokusseeritud ioonkiirt kasutada ka mikroskoopiliste struktuuride valmistamiseks, milleks võivad olla näiteks nanomustriga pinnad teaduslikes katsetes. Ioonkahurit saab kasutada ka väga erilises sünnipäevakingi valmistamiseks või hoopiski selleks, et luua sinu ettevõttele tõeliselt ainulaadne logo. Samuti on võimalik fokusseeritud ioonkiire abil valmistada salajast sõnumit, milleks võib olla mingi tekst või skeem, mis on nii pisike, et palja silmaga seda ei näe. Seda saaks lugeda vaid keegi, kellel on skaneeriv elektronmikroskoop ja teab, kust seda struktuuri otsida. Nii saabki kasutada fokusseeritud ioonkiirt, et uurida keerukaid objekte või tekitada lausa mikroskoopilisi struktuure erinevate rakenduste jaoks. Mida teeksid sina, kui saaksid ioonkahurile käed külge panna ja mida me võiks järgmisena uurida skaneeriva elektronmikroskoobi all? Anna oma arvamusest teada video kommentaarides ja külastage ka meie piltide galerid. Nägemiseni!